Tere hommikust! Kell on 7 läbi ja 20 minutit ja see põhjus, miks ma olen nii vara liikvel, kuigi juba tegelikult hiljaks jäämas, on see, et ma sõidan külla Otepääle oma hambaarstile. Ma hakkan nüüd sõitma, ma loodan, et auto sulab kiiresti üles välja, see on -7. Tali käes. Tere hommikust! Tere! Ma tulen sulle siia korterisse. Tule korterisse. Mis kell sul tavaliselt tööpäev algab? 8. Kas sa täna hommikuks sõid? Ma söön iga päev ühesugust sööki. Nii. Mul teeb abikaasa kõik hommikuks valmis. Kohvid, munad, kas siis paneb mingisugust kalalõiku ja siis rohelist mingit tomatid, kurgid, redised. Okei. Mis sa praegu teed? Võtsin ära jäljendit, tegin eile õhtul kipsmudeleid siin. Okei. Kui sa jõuad siia kabinetti, sa võid ringi toimetada, ma ajan siit ka. Ma räägin taga. Et millised ettevalmistused sa pead tegema kõigepealt, kui sa jõuad kabinetti? Elektri sisse lülitama, arvuti sisse lülitama, siis vahetan riided ära. Aha. Aga mul on õhtul kõik valmis tehtud, nii et ma ei pea midagi väga rabelema. Miks sa just hambaarsti eriala valisid? Mulle meeldib midagi oma kätega teha. Aga kui sa ei oleks hambaarst, kas sul on mingisugune asi ka, mis sa oled mõelnud, et mida sa siis teeksid? Ma ei tea, see on nii kaua aega tagasi, et ma ei tea. See on kõige keerulisem protseduur tavaliselt. Mis on kõige keerulisem protseduur? Kõigega tuleb hakkama saada, võib-olla kui ajaliselt, kui mõni harva kord on mõni hamba eemaldamine. See on kusjuures ka minu järgmine küsimus, et kas sa oled vaadanud ka, kui kaua on läinud näiteks kõige kauem hamba eemaldusega? No üle tunni. Kas sa käid ise ka hambaarsti juures? No loogiline. Kas sul on kogu aeg sama hambaarsti? Jaa. Ma olen nagu truu taksipeeni, jooksen järgi talle, kus ta läheb. Kas sa arvad, et magusa söömine on põhipõhjus, miks inimeste suuhügieen läheb hukka? Võib-olla üks nendest, aga tegelikult võetakse ju kaariast nakkushaiguseks. Ema annab oma suust bakterid lapsele. Vastu. Kas sa näitaksid mulle või ütleksid, kui palju tuleks panna hambaharjale hambapastat? Väikse küüne suurusel. Mitte see, nagu näidatakse reklaamis? No võid panna, kui tahad. Kas valgendavad hambapastad tegelikult valgendavad hambaid? Ei, tegelikult ei. Kas sa sööd magusat? Ikka söön, ma olen tavaline inimene, aga mitte palju. Okei. Kas sa oled kunagi lugenud raamatut Sööbik ja pisik? Ei. Hambaarstid saavad kokku, kas te räägite ka hammastest? Jaa. Kui sa näed inimest tänava peal või kuskil televisioonis, kas sa vaatad, kuidas tema naeratus välja näeb? Jaa. Kas sul on väiksena kunagi olnud mingisugune halb hambaarsti kogemus? Ei mäleta, et oleks. Okei. Kas sa ütleksid, miks on oluline 3 minutit hambaid harjata? See ei saa väiksema ajaga puhtaks. No 2 ka veel sobiks. Aga veel vähem ajaga enam ei nägi välja. Kui paljude inimeste suurimaks hirmuks on hambaarsti juures käimine, siis mis on sinu kõige suurimaks hirmuks? Mul väga ei olegi hirme. Ma ei karda nagu, ma võib-olla ainult metsas kardan ussi, aga siis ma jooksen. Ma olen käbi peale ka jooksnud, nii et... Kuule, aga ilusat päeva sulle! Tšau! Ta on mu hambaid ravinud hulga aastaid ja kõik asjad ära teinud ilusti. Tänu Jumalale on tema hambad mul suus saisnud ja on ta alati selline tore arst, kes on ennast ohverdanud inimeste jaoks ja ta on Jumalast jõudu, tervist ja ilusaid armsaid tööpäevi ja kliente. On varajane ja üks mees on juba traktori all. Tšau! Ma isegi hakka teesklema, et ma tean, mis asi see on. No nii. Siin on meie vana traktor. No mis ma näen? Seal on tšäppi. Täna siis ei olnud
nii hull olukord. Meil, ma tahtsin midagi öelda. Ta võtab viina gaseeritud veega. Ma pean vabandama, et ma olen näen nii räbal välja juba teist päeva, aga ma võin nagu ausalt öelda, et ma pole nii sodi omadega olnud nii kaua aega. Ma sain täna valmis siis oma kaua tehtud asja pühapäevaks ning nüüd ma tunnen, et on täiesti, see on nagu ei ole meeldis, see on lihtsalt päriselt on nii nagu hull on olla. Adam, kas sa ütleksid, et ma olen tubli või? Tubli. Tahtsid tubli poiss öelda? Ei. Tahtsid küll? Ei. Ta tahtis tubli poiss öelda? Tegin valesti. Sa tegid valesti. Meil homme tuleb veel korraks ehitusmees ja siis peaks olema meil selle vannitoega kõik. Aga ilusad tööd ja siis olge tublid ja thanks vaatamast ja homme näeme. Tšau! Tšau! Need roosid, mis leidsid mu sülest, ma korjasin.